Tere, kuidas läheb? Mina olen doktor Aleksandr Motta, füsioterapeut, osteopaat ja digiraamatu Segredos de Columna Sendor autor. Ja täna tahan ma sulle õpetada lihtsalt parimat harjutust, mida ma tean, et leevendada valu ja istmiku närviga seotud sümptomeid. Jälgi kindlasti videot lõpuni, sest lõpus annan sulle veel 2 lisasoovitust. Aga enne kui videot alustame, nagu alati, ära unustasin kohe meeldib vajutada, kui sa vaatad mind Facebookis või vajuta meeldid, kui sa vaatad mind YouTube'is. Muidu sa lõpetad vaatamise, hakkad otsima teisi harjutusi istmikunärvi, põlve, õla või küünarnuki jaoks, mis kõik on meie kanalil olemas ja unustad siia meeldib panna. Kui sa vajutad meeldib, siis sa aitad meie kanalil ja meie lehel kasvada. Ja sa aitad kaasa sellele, et meie nõuanded ja sõnumid jõuaksid üha rohkemate inimesteni ning võimaldad meil aidata järjest rohkem inimesi. Nii et ära unusta, vajuta kohe meeldib ja lähme video juurde. Istmikunärv on hästi tuntud neile, kellel on mõni seljaprobleem või kellel on pinges lihas nimega piriformis. On väga tavaline, et neil, kellel on üks neist 2 probleemist, kas seljaga või piriformise lihasega, tekib valu, põletustunne, šokitunne, tuimus või surin, mis algab tuharast, kulgeb mööda kogu jala tagakülge ja jõuab mõnikord isegi jalatallani. Ja see ongi täpselt istmikunärvi kulgemistee. See algab alaseljast, kulgeb läbi tuhara tagant, liigub põlve, sääre lihase ja jõuab kuni jalatalla, jalalaba alla. Ja kuna me hakkame närviga töötama, siis ilmselt meenub sulle need närvimobilisatsioonitehnikad, millest me rääkisime ülajäsemete, käe, unnarnärvi, mediaannärvi ja radiaalse närvi puhul. Ja see harjutus, mis aitab parandada istmikunärvi tervist, on samuti närvimobilisatsiooni harjutus. Selle harjutuse tegemiseks järgite 5 sammu. Kõigepealt heidate selili põrandale, seina lähedale. Ideaalis peaksite lamama põrandal või mõnel kõvemal pinnal. Võite kasutada matit või joogamatti või midagi sarnast, et oleks pehmem ja mugavam. Ja kui te ei suuda põrandale laskuda ega lamada, võite kasutada voodit, kuid eelistage kõvemat, jäigemat voodit. Teine samm on jala toetamine, kanna toetamine vastu seina. Jalg peab olema sirge ja lõdvestunud. Ja mugavuse suurendamiseks ning harjutuse sooritamise hõõgustamiseks võite kasutada palli, patja või peapatja. Demonstreerimisel teen seda ilma nendeta, et saaksid liigutust paremini näha. 3. etapis painutad jalalaba enda poole. Sa painutad oma pahklu, justkui tõmbaksid varbaid enda poole. Selles 3. etapis reguleerid sa seina kaugust. Vali endale sobiv kaugus. Kui teed selle jalalaba enda poole painutamise, peaksid tundma venitust jala tagaosas, kogu jala tagaosas, aga valu ei tohiks olla. Kui painutad jalalaba enda poole ega tunne venitust, oled sa seinast liiga kaugel. Liigu seinale lähemale ja proovi uuesti. Painuta jalalaba uuesti enda poole. Kui tunned jalalaba enda poole painutamise ajal valu, oled sa seinast liiga lähedal. Siis liigu veidi eemale ja proovi uuesti. Pea meeles, sa peaksid tundma venitust jala tagaosas, mitte valu. Pea meeles, 4. samm on hoida pea kehast kõrgemal. Selleks peaksid kasutama jäigemat patja või peapatja. Kui padi on liiga pehme, palun murra see pooleks. Ja 5. samm on liigutuse enda tegemine, harjutuse sooritamine. Sa teed dorsaalflektsiooni ja plantaarflektsiooni. Tõmba varbad nii palju enda poole kui saad ja siruta jalalaba nii palju kui võimalik. Pea meeles, et see liigutus on rütmiline. Sa pead tegema 60 kordust. Kui sa ei suuda teha 60 kordust, sest tunned valu, ebamugavust või jalg hakkab surisema, siis jaga need 60 kordust väiksemateks osadeks, väiksemateks seeriadeks. Võid teha 2 seeriat 30 kordusega, 3 seeriat 20 kordusega või 6 seeriat 10 kordusega. Oluline on, et sa teeksid seda harjutust iga päev. Samuti on oluline, et sa teeksid seda harjutust mõlema jalaga vaheldumisi, mitte ainult selle jalaga, kus sa sümptomid tunned. Kui sa tunned valu, surinat või mõnda tugevamat sümptomit istmikunärvis, siis soovitan sul esimese 2-3 päeva jooksul või isegi esimese nädala jooksul harjutada ainult selle jalaga, millel sümptomid ei ole, ehk siis ainult terve jalaga. Ja pärast teid 2, 3 või 5 päeva, mil oled harjutanud ainult selle jalaga, millel sümptomid ei ole, hakkad harjutama ka selle jalaga, millel sümptomid on. Miks ma seda palun?
Sest mõnel inimesel võivad pärast närvimobilisatsiooni harjutusi sümptomid esimese 24 või 48 tunni jooksul halveneda. Kui sul on tugevamad sümptomid, valu, surin, elektrilöögi tunne, siis alusta harjutustega ainult selle jalaga, mis on terve, millel neid sümptomeid ei ole. Ja alles mõne päeva pärast hakka harjutusi tegema selle jalaga, millel on sümptomid, valu, surin või elektrilöögi tunne. Ja veel kord on aeg jagada. See on veel üks viis, kuidas saad aidata meie kanali kasvada, aga mis kõige tähtsam, see aitab meil jõuda ja aidata üha rohkem inimesi. Näita seda videot kõigile, keda sa tunned, neile, kes võiksid sellest kuidagi kasu saada, oma perele, sõpradele või mõnele tuttavale, kes kurdab istmikunärvi valu või alaseljavalu üle. Õpeta talle seda harjutust, näita talle seda videot ja ole kindel, et nii lihtne nõuanne võib tõesti aidata kellegi valu vähendada. Ei, noormees, ära ehmata mind niimoodi. Mis juhtus? Sa unustad nõuande ära, noormees. See on tõsi, ma hakkasin seda juba unustama. Paljud inimesed võtavad tavaliselt ravimeid, teevad füsioteraapiat, läbivad mõnikord isegi mõne konkreetse ravi, mõne spetsialiseeritud ravi või mingit manuaalteraapiat, et leevendada istmikunärvivalu. Ja see valu mõnikord leeveneb, aga tuleb tagasi või mõnikord ei leevenegi. Ja on mõned asjad, mida olen nende 10 aasta jooksul täheldanud, mis võivad kaasa aidata, isegi kui sul on juba hea kehamehaanika või terved kehastruktuurid. Meestel on selleks rahakott, mida kantakse tagataskus ja naistel on see harjumus istuda jalad ristis. Ja miks võib rahakott kellelgi istmikunärvivalu põhjustada? Paljud mehed kannavad rahakoti tagataskus ja veedavad, nagu enamik inimesi, suure osa päevast istudes. Olgu see siis tööl, arvuti taga või veel hullem, mootorrattal istudes. Ja miks ma ütlen, et mootorratas on hullem? Sest lisaks sellele, et rahakoti maht surub istmikunärvi läbipääsu, mis asub täpselt seal, kus on piriformis lihas, on mootorrattaga sõites ka vibratsioon ja raputamine. Ja just sellepärast kannatavad paljud inimesed nii kaua istmikunärvivalu käes. Sest tehakse ravi, läheb paremaks, aga rahakotti hoitakse ikka tagataskus ega pöörata sellele detailide tähelepanu. Ja rahakott surub närvi edasi ning malu tuleb tagasi, tekib elektrilöögi tunne, tuimus, jalas jääb jõudu vähemaks. Seega juba lihtne muudatus, kui võtad rahakoti tagataskust välja ja hakkad seda ees taskus hoidma, aitab palju kaasa. Teine asi on see, et proovi rahakoti mahtu vähendada. Olge ausad, paljudel meestel näeb rahakott välja nagu pall. Kujutage ette, millist survet see tekitab meie kehale, näiteks istmikunärvile. Ja miks harjumus istuda ristatud jalgadega võib kaasa aidata, võib suruda istmikunärvi, lihtsalt sellepärast, et kui sa istud ristatud jalgadega, võid seda ise märgata. Sa toetad palju rohkem ühele tuharale kui teisele. See tähendab, et kogu keha kaal, selle asemel, et jaguneda 2 tuhara vahel, 2 poole vahel, toetub ja koondub ainult ühele poole. Ja see surub ka istmikunärvi kokku. Sest tuhar on täpselt see koht, kus istmikunärv läbib ja see on täpselt see koht, kus asub piriformis lihas. See lihas, mis kokku tõmbununa, võib samuti istmikunärvi suruda. Ja ma ei ütle, et ei tohi jalad ristis istuda. Mida ma ütlen on see, et sa peaksid valima olukordi, kus sa oled selles asendis pikemat aega, näiteks tööalaselt, et näha välja elegantsem ja sirgem. Aga selleks, et see ei põhjustaks sulle valu, ebamugavust või elukvaliteedi langust, pead sa töötama selle nimel, et sul oleks terve keha ehitus, mis suudab neid olukordi taluda. Neid olukordi, kus surve on suurem. Seega harjuta regulaarselt ja sageli. Seda närvi mobiliseerimise harjutust, mida ma sulle täna õpetasin. Ole füüsiliselt aktiivne. Eelistatavad sellist, mis arendab ka painduvust, näiteks pilates. Ja nii saad sa nendes olukordades, kus on vajalik istuda jalad ristis, olla paremini joondatud, elegantsem ning säilitada oma tervise ja elukvaliteedi. Ma lõpetan siin praegu, suur kallistus ja kohtumiseni järgmises videos. Kas sulle meeldisid püksid, mida ma täna videos kandsin? Need on minu capoeira püksid. Ta seisab nii kaua kapis, et vaata, milline tolmukiht tal peal on. Capoeira. Õudne nali, eks? Vabandust.